tere minu poolt ka, Andres Meresmaa, Ensto, Soome firma järjekordne. Ja me võiks ka rääkida ju valgustusest ja nii mõnestki muust asjast, aga me oleme tänaseks planeerinud põgusalt üle käia 3 sellist aktuaalset teemat. Kõigepealt need, mis on seotud käesoleva aasta ajaga ehk siis saabuva külma ajaga ja puudutavad elektrikütet ja jäätumiskaitset. Tahaks teile rääkida mõnest uuest asjast, mis on ka otseselt onnisega seotud ja siis ülejäänud aja, mis nendest 2 asjast üle jääb, räägiks hetke väga kuumal teemal elektrimaastikul ehk siis mõningad põhiasjad elektriautode laadimislahendustest. Ja kõik küsimused on otse loomulikult teretulnud. Aga alustame põrandakütte teemaga. Põrandakütte iseenesest ei ole ilmselt kellegi jaoks mingi väga uus asi. Ei ole ta Ensto jaoks uus asi, ei ole ta teie jaoks uus asi, ei ole ta Onnise jaoks uus asi. Ja Ensto põrandakütte sortiment on paljudele teist juba aastate jooksul hästi tuttavaks saanud ja koosneb nii harilikest küttekaablitest kui renoveeritavate ruumide kaablitest ja küttemattidest. Aga üldine trend küttekaablite osas nii Eesti turul kui ka mujal on see, et selliste nõndanimetatud tavaliste ehk siis võimsamate põrandaküttekaablite paigaldust jääb järjest vähemaks ja vähemaks, aga selle asemel järjest rohkem küsitakse väiksema võimsusega lahendusi renoveeritavatesse ruumidesse, mugavuskütet. Ja nüüd ongi siis Onnise tootevalikus kohe esimesena Eestis edasimüüjatest lisandumas uus universaalne põrandaküttemattide tootepere, mis kannab nimetust Finmatt ja põhimõtteliselt on ta nagu klassikaline põrandaküttematt ikka. Siukene poole meetri laiune, aga ta on 130 wattise ruutmeetri võimsusega ja see on erinev võrreldes tavapärastest. Mitmetel tootjatel on 100-sed, mitmetel tootjatel on 150-sed või 160-sed, aga 130 asetub sinna vahele. Ta on selline universaalne, mis sobib sisuliselt igale poole, välja arvatud kergesti süttivale aluspinnale ehk siis puitpõrandale. Ei tohiks teda otse panna. Ja kindlasti vaieldamatu pluss on see, et siin on hästi palju erinevaid mõõtusid, alates poole ruutmeetristest kuni 14 ruutmeetristeni. Ja seal on ka veel vahepeal sellised poolikud mõõdud nagu 1,5 ja 2,5 ja nii edasi. Ja võt see tootevalik, mis ka hinna poolest on meie varasemast 160 vatti ruutmeetrile Finmattist soodsam, see jõuabki nüüd kohe lähinädalate jooksul siis Onnise ekspressidesse ja kesklattu igale poole üle Eesti. Nii et tasub meelde jätta ja arvestada sellega. Nii, ja kui rääkida üldse kokku siis Ensto poolt pakutavatest põrandakütetest, siis kuna meie keskladu on Eestis, siis tänasel päeval, kus on saanud moesõnaks tarne raskused ja pikad tarneajad ja kõik nii edasi ja see on peaaegu kõikide tootjate puhul, siis see, kellel on see nii-öelda keskladu võimalikult lähedal, on kindlasti eelisseisus. Ja nagu öeldud, tootevalik on lai seinast seina, alates tavalistest kaablitest kuni selliste mugavuskütte ja saneerimislahendusteni, pluss lisaks ka veel juhtimisseadmed,
termostaadid, millest viimane uuendus, mis just nüüd see suvi ka välja tuli, on uus kilpi tinnlatile paigaldatav põrandakütte termostaat, ka siis mobiiliäpiga juhitav, ökodisaini nõuetele vastav. Kas põrandakütte kohta on kellelgi mingeid küsimusi? Ta on hästi jõudse see kii, siis sa mõeldud, kui paksu kii, siis saab panna see segu ja klaas jälle läheb. Nii nagu kõik küttematid siuksed parajasti nii, et segu katab selle... See anduri panikuga tekib seal probleem ja see anduri kõri on nagu suht jäme. Ja. See määrab ära selle paksusest. Mitte alati ja kui minna mugavuse teed, siis määrab ära, väga õige ja, aga kui minna selle teed, et nüüd võimalikult vähe seda tasandussegu kulutada, siis tuleb uuristada natukene sinna selle kõrisoon olemasoleva põrand sisse. Aga siis tuleb midagi, ta jääb nagu tasemenest allapoole, siis ta on nagu temperatuuri... No ta jääb mõni millimeeter allapool, see ei mängi rolli. Rolli hakkab mängima siis, kui ta jääb 5 sentimeetrit allapoole. See kõri läbimõt peab olema selle sandri läbimõt. No mingi 10 kõri on neil kaasas. Jah, siit karbisest on mul keegi pannud selle kõri juba tuuri. Palju selle anduril siis seda kaablit taga on? Anduril on 4-meetrine kaabel vaikimisi kõigil kaasas, aga pikendada saab kuni 25 meetrini. Veel küsimusi? Kõige uuem ja värskem küttekataloog on meil siin, põrandakütte oma ja radiaatorite oma, nii et võtke palun pärast kaasa, kellel veel ei ole. Lähme siit edasi. Teine teema, kus mul otseselt nagu mingit selles mõttes toote uudist näidata ja rääkida ei ole, aga praegu on just õige aeg meelde tuletada selline asi kui jäätumiskaitse lahendused, sest paraku kogemused näitavad seda, et ikka vajadus nende järgi avastatakse siis, kui on liiga hilja. Avastatakse see siis, kui väljas on libe trepi peal või kui jääpurikad hakkavad räästast kaela kukkuma või veetorud on kinni külmunud, aga siis paraku on juba hilja. Need 3 asja ongi põhilised jäätumiskaitse lahenduste valdkonnad, kus neid vaja läheb. Lisaks on ka teatavad erijuhtumid, millega võite kokku puutuda, näiteks külmkambrite põrandad, näiteks olukorrad, kus talvel pakasega on vaja teha betoonivalu miinuskraadide juures, ka siis pannakse sinna sisse küttekaablid või kui on mingi suur tünn, milles olev vedelik on samuti vaja hoida plusskraadide juures, aga nii torustike kui ka nende tünnide puhul peame meeles pidama seda, et tavaliste jäätumiskaitse kaablite puhul me räägime ikkagi ainult veetorustikest ja veemahutitest. Ehk siis kõik sellised tööstuslikud objektid, kus on mingisugused aurutorustikud või masuuditorustikud või mingid õliasjad, nende juures harilikke jäätumiskaitse kaableid palun ärge kasutage. Sest... Seda ei võetnud kordagi sõna veel, kui see oli väga teravalt üleval siin. Sellepärast, et seal ei olnud meie külmkambri seda jäätumiskaitsekaablit ja seal oli hoopis teine teema, mis seal oli, mille tõttu tekkis kobarkäkk. Me saame aru küll, millele sa vihjad. Aga kui on külmkambri põrandas olev küttekaabel ja selle termostaat õigesti valitud, korrektselt paigaldatud, siis ei teki kobarkäkki. Nii, et väga õige märkus, Vello, täpselt nii, selleks, et edukalt jäätumiskaitse lahendust pakkuda, ongi vaja teha objekti lähteandmed hästi selgeks, mida tahetakse, mida vajatakse ja 95% juhtudest umbes sobib kasutada püsitakistuskaablit ehk siis meie tootevalikust Tash-kaablit ja miks mitte kasutada isereguleeruvat kaablit, lihtsalt teie oma edu on see, et püsitakistuskaabel on ju palju odavam, kordades
odavam. Noh, näiteks eile just vahetult enne seda, kui ma sedasama juttu Tartus rääkisin, siis mulle just Tartu Onnise müügimehed näitasid jälle sisse tulnud päringu, kus oli ühe tehase katusele soovitud jäätumiskaitsekaablit vihmaveesüsteemidesse ja 10 meetrites ja ise reguleeruvat taheti saada. Palun väga, võib saada, aga kõik vihmaveesüsteemide kaablid, mis on vähemalt pikematesse kui 8-meetristesse rennidesse, on mõistlik panna püsitakistuskaablid. Aga lühikesed vihmaveesüsteemid tõesti, jah, see on koht, kuhu pannakse ise reguleeruvad. Ja teine koht, kuhu pannakse ise reguleeruvad, on joogiveetorude sisse. Ehk siis sinna kah on tõesti ainult ise reguleeruvad, jah. See ise reguleeruvatel see tööiga on ka, nagu mingi aeg oli niimoodi, et nüüd ei keski väga pikalt. Ja see on õige küsimus. See on väga õige küsimus ja see vanasti oli tõesti suuremaks probleemiks. Nagu dioodid on paralleelsed, hulk dioodi ja millegi pärast. Minu praktika on see, et nad on lühisesse läinud ja lõpuks välja visanud. Võib-olla ühte, teist ja kolmandat, see on tõsi, et ta koosneb sellistest nagu rakukestest või moodulitest just, jah. See eluea küsimus on see, et see on pikenenud aja jooksul ja praegu meie isereguleeruvatele kaablitele kehtib 10-aastane garantii, mis tähendab seda, et tootja poolt on tagatud, et 10 aasta möödudes normaalse töörežiimi korral on vähemalt 70% nimivõimsusest alles. Need kaablid, mida 10 aastat tagasi müüdi ja paigaldati, seda ei olnud ja tookord anti ka ainult 2-aastane garantii. Ehk siis need vananesid palju kiiremini. Aga see vananemine toimub ka tänapäeval, ka praeguste kaablitega, kõikide tootjate puhul. Ja see on kindlasti ka üks põhjus, miks näiteks välialade puhul betooni valada ise reguleeruvat kaablit ei ole mingit pointi. Et ta peaks igal juhul olema sellistes kohtades, kus on võimalik ta välja vahetada. Ja nüüd, kui me lähtume sellest 3 põhi jäätumiskaitse lahendusest, siis, eks ole, igal pool me saame kasutada ühtesid ja samu kaableid, aga välialade puhul me valime kaablid vajaliku paigaldusvõimsuse järgi, ehk siis meil on mingisuguse ala oma ruutmeetritega, arvestuslik ruutmeetri võimsus on umbes 300 vatti, korrutame need ruutmeetrid 300-ga, saame mingisugused vatid ja me otsime kaablit, mis on vähemalt selle võimsusega. Vihmaveesüsteemide puhul me otsime aga kaablit, mis on vajaliku pikkusega. Ehk siis, kui meil on 40 meetrit renni, siis me otsime kaablit, mis sobibki just nimelt täpselt sinna renni. Ja kui meil on veetorud, seal on kõige keerulisem, sest seal tuleks kõigepealt leida ja arvutada välja, mis on selle torustiku eeldatav soojuskadu. Soojuskadu sõltub toru läbimõõdust, soojustusest toru ümber, tema paigalduskeskkonnast, kas ta maa sees või õhu käes ja nii edasi. Ja soojuskadu mõõdetakse samamoodi vattides meetri kohta, nii nagu ka küttekaabli meetri võimsust või küttekaabli võimsust. Ja küttekaabel, mis me kasutame vee- ja kanalisatsiooni torustikel, peaks siis olema võimsam kui see soojuskadu, mis eeldatavalt seal on. Tõsi, need vee- ja kanalisatsiooni torustikud tihtipeale on plastist. Ja plastmassi peal teatavasti ei tohi kasutada võimsamat küttekaablit kui 10 vatimeetri kohta. Ja kui meil on tegemist jämedamate torustikega, siis tuleb kaabel panna mitmekordselt edasi ja tagasi. Nii et veetorustike jaoks jäätumiskaitse lahenduse leidmine on kõige keerulisem, aga mitte mingisugune ülesaamatu takistus. Ja nüüd meil on üks vana hea jäätumiskaitse lahenduste kataloog, mis on trükitud juba üle 10 aasta tagasi, aga endiselt täiesti kehtiv ja pädev. Ja minu kõige
põhilisem töövahend siin on tabel, mis asub leheküljel 27, kus on üksteise kõrval ja peal kõik need püsitakistus ehk DASH-kaablid. Ja kui minule saadetakse nädalas mitmeid kordi päringuid, kas siis välialade või vihmaveesüsteemide jäätumiskaitse lahenduste kohta, torustikke küsitakse harvemini, siis mina löön alati selle tabeli lahti ja selle alusel ma ka neid pakkumisi teen. Kõige lihtsam töövahend ongi see tabel. Paljudel teist on see kataloog olemas, seda tabelit näinud ja kui kellelgi selle kohta on täpsemaid küsimusi, siis ma olen hea meelega nõus seda ka täpsemalt seletama. Ja lisaks muidugi küttekaablile ei tohi ära unustada seda, et terviklahendus, nii nagu põrandakütte puhul, ka jäätumiskaitse puhul koosneb kaablist, paigaldus- ja ühendustarvikutest ja juhtimissüsteemist. Nii et termostaat koos anduritega. Kuskilt on keegi mind õpetanud, kui näiteks miinuseid on rohkem kui üle 4, siis on põhimõtteliselt see jäätumiskaitse nagu mõttetu, siis võib juba välja lülitada selle kõik see. Tähendab, kui on rohkem miinuseid, mitte 4, vaid põhimõtteliselt on õige aga mitte -4, vaid ütleme, et see on pigem -8 ja sealt allapoole. Ja põhjus on väga lihtne, tähendab, sealt allapoole minnes ei teki, tähendab, õhuniiskus reeglina nii väike, et libedust ei teki. Ehk siis see on just nimelt nagu oluline välialade puhul. See on kõige olulisem välialade puhul, et ei tekiks maapinnale libedust. Ehk siis kui -15 puhul sajabki lund, siis ta ei muutu libedaks ja jääks seal. Vihmaveesüsteemi eraldi, et ta toodab kogu aeg nagu auru juurde, auru sõnaga ümberigi ära, siis tekib mingi toru kuskil keskel, eks ole. See on ka lähtub sellest, et reeglina nende suuremate miinuste puhul väga harva on sademeid, aga välialade, vihmaveerennide ja nende puhul küte on mõistlik sisse lülitada siis ja ainult siis, kui on sademed. Ja selleks kasutataksegi niiskusandureid, mis siis mõõdavad seda niiskust. Ehk siis külma puhul ei ole mõtet hoida neid kütteid sees, sest et see on päris kulukas. No see ongi, et see niiskusandur jäetakse ära, ühesõnaga, et meil on kütte olemas, kõik teavad, et arvestiga krutib. Arvestiga krutib. Võib nii teha, aga see on just. Jah. Jah. Veel üks küsimus, kui tuleb selle kohta. Nii ja naa, mina ei ole nii väga kursis. Mõned panevad trenni topelt, mida on pikkus ja samamoodi vihmade torusse alla üles tagasi. Kas neil on mõtet niimoodi topelt? See oleneb kaabli võimsusest. Jah, meie täpselt samuti need DASH püsitakistuskaablid, mis pannakse vihmaveerennidesse, nad arvestatakse umbes 20 vatti meetri kohta, mis ilmselgelt Eesti kliimas on paigaldusvõimsuseks liiga vähe. Ja seepärast pannakse nad topelt. Ja nii ongi. Nii et kui on 40 meetrit, kui on 40 meetrit trennis, läheb 80 meetrit kaablit. Kui nüüd on isereguleeruv kaabel, mis oma võimsust ju teatavasti muudab sujuvalt, eks ole, siis selle võib panna ühekordselt, kuna tema suuremate miinuste puhul on ka oluliselt võimsam. Huvitav arusaamine, et kui on isereguleeruv, siis ei ole mingisugust andurit vaja, eks ole? See on ka, jah, see on siuke arusaamine on täitsa õige. Alati on soovitav isereguleeruva kaabli puhul samamoodi panna termostaat, sest isereguleeruv kaabel töötab ju ka plusskraadide juures ja ka see suvi, kui meil oli 30 kraadi sooja väljas, siis isereguleeruvad kaablid, mis ei olnud välja lülitatud, kõik edukalt tarbisid elektrit, vähem küll, aga tarbisid ja koos sellega vananesid, nagu siin mõni minut tagasi juttu oli. Nii et see arusaamine, mis vanasti siin oli, et kui kasutame isereguleeruvat kaablit, siis hoiame termostaadi pealt kokku. Jah, nii võib teha, loomulikult see kaabel töötab, aga see on rumalus. Ehk siis nii püsitakistus kui isereguleeruva kaabli puhul alati on mõistlik panna termostaat ja täpselt sama termostaat mõlemal juhul.
Nii. Nii. Siis jääbki niimoodi, aga miks need isereguleeruvad? Üldsegi vaja on. Miks on isereguleeruvat vaja? Esiteks ta on paigaldaja sõbralik, selles mõttes, et kui selgub objektile kaablit on vaja näiteks lühemaks teha mingil põhjusel, siis isereguleeruvat kaablit võib lõigata, eks ole. Püsitakistuskaablit palun ärge keegi oma suva järgi lühemaks hakake lõikama. Just täpselt. Just. Nii et selles mõttes ta on nagu lollikindlam ja nagu öeldud oli, on paar kasutuskohta, kuhu püsitakistuskaablit ei sobigi. Joogiveetorude sees ja lühikesed vihmavereni. Nii, okei. Nüüd ma vaatan kella, siis ma tean, kui palju. Ma olen rääkinud natuke üle veerand tunni, nii. Mis vahemikku peaks selle kontrollerile panema temperatuuri? Mis vahemiku peale kontrollerile panna? Hea küll, räägime selle ka ära. Kõigepealt, mis on kõige kriitilisem? Kõige kriitilisemad on veetorud ja kanalisatsioonitorud. Nende puhul palun, kui te termostaati valite, ma olen alati ka edasimüüjaid selles osas rääkinud, et sobivad ainult sellised termostaadid, mille reguleerimispiirkond on plusskraadides. Ja need on spetsiaalsed termostaadid. Nüüd vihmaverennide ja välialade termostaadid on sellised, mille reguleerimispiirkond on ka miinustes, eks ole. On mingid miinused ja plussid. Nii et reeglina vihmaverennide ja välialade termostaadid on ühed ja samad, seal võivad olla lihtsalt erinevad andurid taga, aga veetorustike termostaat on nendest täiesti erinev. Ehk siis põhimõtteliselt võib nii öelda, et veetorustiku termostaati võib kasutada ju ka välialade ja vihmaverennide puhul, aga vastupidi mitte. Sest siis tekib see oht, et keegi kogemata keerab selle termostaadi miinusskaala peale ja tulemus on see, et toru on külm, kuigi kaabel on ilusti paigaldatud ja justkui nagu peaks olema kaitse olemas. Aga ei ole. Nii, hea küll. Las siis need praegu olla siin. Saate veel need katalooge võtta ja ma räägin midagi mõne sõna kolmanda teema kohta ka. See on see teema, mille peale tegelikult viimasel ajal kulub valdav enamus minu tööajast. Ja mis on nagu viimase 2-3 aastaga tulnud niimoodi siia aktiivselt juurde ja mille müük pidevalt kasvab, ehk siis eelmine aasta me müüsime rohkem kui 2 korda enam laadimislahendusi võrreldes 2019. aastaga ja tänavu me oleme juba palju rohkem kui 2 korda müünud neid laadimislahendusi võrreldes eelmise aastaga, ehk see kasvab hüppeliselt. Aga nii nagu iga uus asi, tekitab see ka tohutult palju küsimusi, arusaamatust, see, et missugused ikkagi on tehnilised nõudmised ühele elektriauto laadimiskohale, mida seadused nõuavad, missugused kohustused on sellega seoses, siis muidugi hoopis teistpidi küsitakse, aga kui mul on sihuke laadimiskoht, kui palju siis see laadimisaeg on, kui kaua ma laen oma autot sealt ja muidugi siis see suur mure on see, et aga see tarbib ju palju voolu ja majas ei ole nii palju ampreid võtta kuskilt ja peakaitse läheb lõhki ja mis siis teha, laadida on vaja ja neid küsimusi on tegelikult palju. Aga me ei saa sellest sugugi mitte mööda vaadata, sest elektriautode arv kasvab hüppeliselt. No siin on näha näiteks Euroopa laetavate autode müügigraafik, kusjuures eelmine aasta kogu autoturg tulenevalt koroonast kahanes umbes veerandi võrra Euroopas, aga elektriautode müük kasvas 140%. Ehk siis see näitab, kui palju kasvas nende osatähtsus autoturul. Eestis oli eelmise kuu lõpu seisuga arvel 2233 täiselektriautot, sõiduautod. Neile lisanduvad siis igasugused kaubikud, neile lisanduvad ka pistikhübriidid, sest pistikhübriid on see, mida me saame ka laadida laadimispunktist. Tavahübriidi me laadida ei saa, see laeb ennast ise sõidu ajal. Aga see on tõesti väga kiirelt kasvav, autosid tuleb pidevalt juurde.
nagu viimane siin eelmisel kuul ilmunud autoleht väga hästi kirjeldas ja üles loetles, Eestis on praegu saadaval 33 erinevat täiselektriautot ja veel selle aasta sees on tulemas terve rida uusi mudeleid ka. Nii et valikuvõimalusi on nii odavamate kui kallimate seast ja koos sellega tuleneb ka vajadus laadimiskohtade jaoks, sest üks elektriauto ei vaja mitte ainult ühte laadimiskohta, vaid keskeltläbi 2–3, et teda saaks erinevates kohtades laadida. Nii, aga nüüd mõningad põhimõisted, mille kohta sageli on väga palju küsimusi ja et mis need ikkagi on ja projektides on justkui midagi kirjas, projekteerijad oskavad juba sisse kirjutada, aga tihtipeale edasimüüjad ei saa aru, et mis asjad need on. Need on nagu laadimisasjade põhialused, 2 põhilist mõistet, laadimismoodus ja laadimistüüp. Ja need on olnud juba hulk aastaid rahvusvaheliste standarditega üheselt ette antud, siin mitte mingisugust tootjate fantaasiat või omavoli ei ole, kõikide tootjate seadmed vastavad neile standarditele. Laadimismooduseid on kokku 4, millest esimest kasutatakse ainult kergliikurite laadimiseks, näiteks elektritõuksid, väga populaarne teema, elektrijalgrattad. Projekteerijad eksivad siin, arvates, et elektriautolaadijatest saab ka neid laadida. Alles sel nädalal järjekordselt tuli mulle jälle sisse projekt ühe kaubakeskuse jaoks, kus oli selgelt sisse kirjutatud ühesõnaga elektriauto laadimisposti parameetrid ja märkus juurde elektrijalgrataste laadimiseks. Nii et puhas projekteerija käkk jällegi, aga nii ta paraku on. Nii et moodus 1 on need, moodus 2 on see, kui me laeme autot tavalisest pistikupesast, ükskõik on ta siis see harilik nii-öelda kodupistikupesa või siis see punane jõupesa, 3-faasiline, mis nende puhul tuleb meeles pidada, on see, et sellisel juhul on laadimisvool piiratud, laadimiskaablis on sees selline must plokk, mis sarnaneb umbes nagu läpaka see suur toiteplokk, eks ole, mis meil kõik on hästi tuttav, aga ta on sellest umbes 3-4 korda suurem ja raskem ja sisaldab vajalikke kaitseelemente, mis siis kaitsevad autot võimalike häirete eest, mis võrgust tulevad ja ka vastupidi. Ja see plokk piirab ära voolu. Ehk siis sellise laadimise korral, kui me tavapistikupesast laeme, me ei saa kunagi suuremat laadimisvoolu kui 8–9 amprit. Ja see on oluline meeles pidada. See pistikupesa võib olla küll 16 amprine ja kaitstud 16 amprise automaadiga või see 3-faasine pesa võib olla 32 amprine ja kaitstud vastava automaadiga, aga auto laadimisvool ikkagi ei ole rohkem kui see 8–9 amprit. See on autotootja poolt ära piiratud kaitsmaks võimalike häirete eest. Ja sellepärast see laadimismoodus 2 ongi mõeldud selliseks ajutiseks laadimislahenduseks, aga mitte püsivalt ei kodus ega kuskil mujal. Küll aga siis see laadimismoodus 3, kus kõik need vajalikud kaitseelemendid on juba viidud siia laadimisjaama sisse ja tänu sellele saab lubada ka suuremat voolu kuni 32 amprit, kas siis 1- või 3-faasilist. Ja lisaks sellele ka toimub see asi siis nii, et see kaabel lukustatakse enne laadimise alustamist mõlemast otsast nii auto poolelt kui laadimisjaama poolelt. Ehk siis kui kaabel ühendatakse, inimene paneb selle kaabli siia kinni, siis momentaalselt mingit laadimist veel ei hakka. Klemmid on täiesti pingevabad. Siia laadimisjaama klemmidele võite näpud sisse panna, tavaolukorras midagi juhtu, särtsu ei saa. Seal ei ole pinget. Ja alles siis, kui see kaabel on mehaaniliselt mõlemalt poolt lukustunud, see laadimisjaam ja auto omavahel on infot vahetanud, alles siis hakkab laadimine peale. Ja tänu sellele
võimaldabki see laadimismoodus 3 suurema võimsusega laadimist ja ka tänu sellele kiiremat laadimist. Nii et laadimisprotsessi ajal ei ole võimalik kaablit lahti võtta. Ei ühelt poolt ega teiselt poolt. Mehaaniliselt on ta lukus. Keegi ei saa ära ka varastada kaabli. Ja see viimane, moodus 4, on selline, kus siis see alaldi, kus me võrgupinget alaldame alalispingeks, mille kakud laetakse, see on siis toodud autost välja siia laadimisjaama ja sellepärast seda nimetatakse alalisvoolu laadimiseks. Need ülemised on vahelduvvoolu laadimised ja see on kõige võimsamad, kõige suuremad laadimisvõimsused saavutatakse nende alalisvoolu laadimistega. Nii et siit tulebki see vahe, eks ole, AC on vahelduvvoolu laadimine, DC on siis alalisvoolu laadimine ja terminoloogia ongi siis siin, et kui me kasutame seda moodust 2 ehk tavapistikupesa, siis seda nimetatakse aeglaseks laadimiseks, siis see kõige harilikum ehk siis see moodus 3 laadimine, seda nimetatakse tavalaadimiseks. Ärge laske ennast eksitada, see ei ole kiirlaadimine. Ja siis kiirlaadimine on siis see tegelikult, kus siis kasutatakse suuri laadimisvõimsuseid. Ja nüüd need pesad, nende kohta ja pistikud, nende kohta on ka palju küsimusi ja suur segadus ja ikka räägitakse, et need on ju erinevad ja üks ei sobi ja teine ka ei sobi ja mis siis ikka sobib ja kuidas saab. Tavalaadimise poolel on 2 tüüpi. Vanematel Jaapani autodel oli kasutusel tüüp 1, need on need kõigile hästi tuntud sinised Mitsubishid ja siis vanemad esimese põlvkonna Nissan Leafid. Aga kõik hilisemad autod, kõik Euroopa autod ja ka praegu müüdavad Jaapani autod kasutavad tüüp 2, mis ongi nüüd üldine Euroopa standard. Ja see on selline 7 auguga pesa laadija poolel või siis pistik juhtme otsas ja ta võib olla nii 1 kui 3 faasiline, vahet ei ole, pistik on ikka täpselt sama kujuga, nii et ikka ta on 7 auguga ja need 2 auku siin peal on pilootahelad ehk siis just nende kaudu vahetabki laadija infot auto ajuga. Nii et see on selline pesa, kust mitte ühtegi teist elektriseadet laadida ei saa. Ja mis puudutabki nüüd seda vahelduvvoolu laadimist, siis kõik autod tänapäeval võib öelda, et on universaalsed ja kõik laadimisjaamad, mis müüakse, on selliste pesadega ja sobivad kõikidele elektriautodele ja pistikhübriididele, mis Eestis müüakse. Nii et ei ole vaja muretseda sellepärast, et on mingisugused erinevad laadimispesad. Kiirlaadimispoolel on olukord keerulisem. Seal on endiselt kasutusel 2 suurt rahvusvahelist standardit. Jaapanlaste CHAdeMO ja eurooplaste CCS. Ja osad autod on CHAdeMOga, osad autod on CCS-iga. See tuttav Elmo kiirlaadimisvõrgustik, mis Eestis on olemas, on ainult CHAdeMO baasil, aga nüüd on järjest kasvav vajadus nende Euroopa kiirlaadimisstandarditega järgi ja neid muudkui pannakse juurde. Nii et elektriauto laadimise nagu põhialused, mis oleks kasulik teada, on siis moodused ja laadimistüübid ja mooduseid oli siis meil kokku 4, aga siis põhilised on siis 3 ja 4 ja laadimistüüpidest ehk siis pistikühendustest tüüp 2 on see AC poole pealt see põhiline. Ja võib-olla kõik ei tea sedagi, et igal elektriautol on alati 2 laadimisliidest, nii alalisvoolu kui vahelduvvoolu liides. Pistikhübriididel reeglina on ainult vahelduvvoolu ehk AC laadimine. See on nagu teoreetilised alused. Nüüd järgmine oluline küsimus. Mida nõuab seadus? Mida kohustab seadus
laadimiskohtade väljaehitamise osas. Kõigepealt, Euroopa Liidu direktiiv juba aastast 2014 määrab üheselt ära, mis asi on laadimispesa või laadimispunkt. Ja seal on selgelt ära määratud, et tavalaadimise puhul see on laadimismoodus 3 tüüp 2, nendest mõlemast just praegu sai räägitud, kiirlaadimise puhul CCS ja teine Euroopa Liidu direktiiv aastast 2018 hoonete energiatõhususe kohta määratleb üheselt ära nõuded laadimiskohtade väljaehitamise osas. Ja sellel direktiivil baseerub ka Eesti ehitusseadustik, mis on järgmise slaidi peal, aga mis siit on nüüd oluline meelde jätta, et siis harilik 1- või 3-faasiline pistikupesa ei ole seaduste järgne laadimispunkt ja seega, kui te kuskile objektile panete sellise asja seina parkimiskohale ja arvate, et see on nagu laadimispunkt, siis paraku see läbi ei lähe enam. Sest alates 10. märtsist 2021 jõustus ka Eesti ehitusseadustiku muudatus, mis võeti vastu juba eelmisel suvel ja mis siis määratleb üheselt ära kõigi uute või oluliselt renoveeritavate hoonete, mille ehitusluba anti välja pärast 10. märtsi, laadimiskohtade väljaehitamise. Ja eluhoonete puhul, millel on vähemalt 10 parkimiskohta, määratleb see, et kõik parkimiskohad peavad olema varustatud laadimistaristuga. Taristu tähendab seda, et sinna peab olema veetud toru, kuhu saab panna sisse hiljem kaabli. Seadus ei kohusta eluhoonete juurde ühtegi laadimiskohta kohe välja ehitama. Küll aga, kui on tegu mitte eluhoonega, ükskõik mis tüüpi, ja seal juures on samuti vähemalt 10 parkimiskohta, siis 5% neist kohtadest tuleb samamoodi varustada laadimistaristuga ja vähemalt üks laadimispunkt kohe ka püsti panna hoone ehitamise ajal. Ehitamise või renoveerimise ajal. Ja aastaks 2025 tuleb juba kõikide mitte eluhoonete juurde laadimiskohad püsti panna. Nii et see on see, mida seadus nõuab. Seal on igasuguseid eripunkte veel, ma soovitan kõigil see, kes sellega kokku puutuvad, ise see originaaltekst välja võtta ja lugeda, see on internetist saadaval, et vaadata täpselt, mis seal on. Ja nii on seadus, mis lähtub Euroopa Liidu direktiivist. Nüüd kasutajate uuringud näitavad, et kõige rohkem laetakse autosid igapäevaselt kodus, mis on ka loogiline ja sellepärast kodulaadijad, millest ma kohe räägin paar sõna, on väga oluline tooterühm. Mis puudutab seda laadimisaega, siis pikalt ja põhjalikult ma sellest siin üksipulgi läbi käima neid asju ei hakka, aga olge ettevaatlikud nendele küsimustele vastamisega, et kui kiiresti ühest või teisest laadimispunktist saab laadida, sest see sõltub nii paljudest teguritest, et te ei jõua neid ära vastata. Kas või esimene auto aku suurus võib erineda sõltuvalt autost 5 korda. Mis tähendab ka seda, et auto laadimiskiirus on erinev, aku. Osasid autosid laetakse 1-faasilise vooluga, osasid 3-faasilise vooluga, jälle 3-kordne erinevus. Lisaks kõik need muud tegurid. Nii, ja nüüd veel siis ülevaade sellest, millega Ensto tegeleb. Ensto tegeleb ainult AC laadijatega ehk siis vahelduvvoolu laadijatega alates kodulaadijatest kuni siis avalike ja poolavalike laadijateni. Kõige uuem tootesari on meil kodulaadijad, mis on ka, ma jällegi ei hakka teda siin panema seina sisse, siin on üks Alexela brändinguga kodulaadija mul, mis tarnitakse reeglina koos laadimiskaabliga, siin on 1-faasiline kaabel 5-meetrise kaabliga ja see Ensto One Home tootesari, mis siin pildi peal on, 4 võimsust, need on kõik ka kenasti Onnise, OnShop on teil selle asja nimi, eks ole, OnShopis saadaval. Ja paigaldajad on juba tellinud ka, nii et
Nad ei ole originaalis, nad ei ole musta värvi, nad on alumiiniumi värvi, aga see on Alexela bränding. Tehtud siukene. Pärast võite siin seda vaadata rohkem, ma ei hakka teda praegu sisse panema. Kortermajade laadija näeb välja täpselt samasugune, ilma kaablita, aga sisaldab täiendavalt ka arvestit, sisaldab täiendavalt kasutaja tuvastamise jaoks RFID kaardi lugejat ja siit saab kätte andmeid, kui palju keegi laadinud. Palju on Andres laadinud, palju on Vello laadinud ja nii edasi. Saab panna posti peale. Kõige tavalisem seinapaigaldusega laadijate tootesari kortermajade ja igasuguste parkimismajade siukse jaoks, mida Eestis on ka kõige rohkem müüdud, on wallboxid. 22 kilovatti laadijad, 1 või 2,5-ga, erinevad tüübid seal, kõige levinum. Ja sama tehnilise võimekusega maapaigaldusega laadijad ProSari, mis on Enstos globaalselt nagu kõige enam müüdud sari, aga neid on ka Eestis palju pandud, kõige lähem, ma ei tea, kas see on kõige lähem, aga kõige lähem on, ma arvan, et see on kõige lähem on siit samast üle Pärnu maantee, siit mõnesaja meetri kaugusel Karls-Tortsi tehase ees. Nii, ja viimane asi on see, mille kohta on kõige rohkem küsimusi, millest ma 2 sõna veel räägin, on see dünaamiline laadimiskoormuse juhtimine, ehk siis see, et mis teha siis, kui ampreid ei jätku. Ja see on väga oluline küsimus. Peaaegu ükski projekt, mis me müüme, ei saa ilma selleta hakkama. DLM, see lühend, jätke omale hästi meelde, kui te laadimisasjadega kokku puutute. Oletame näiteks, et on mingi maja, kuhu tahetakse saada 10 laadimiskohta. Ja kui me siin rääkisime praegu just, et üks laadimiskoht on 22 kilovatti, 32 amprit, kas see tähendab siis, et me peame suurendama peakaitse liitumist 320 ampri võrra? Absurdne ju. Maksab ju. Pluss kaabeldus. Ja vaat nüüd tuleb appi see dünaamiline laadimiskoormuse juhtimine, mis võimaldab siis piirata laadimisvoolu erineval moel. Üks võimalus on see, et kui meil on niisugune 2 väljundiga laadimispunkt, et me siis anname sellele ette maksimaalse lubatava laadimisvoolu, näiteks, et selle laadimispunkti peale summaarselt on 32 amprit. Kui üks auto laeb, saab ta kogu voolu, kui tuleb 2 autot, siis kumbki saab poole. Teine tase on see, et meil on niisugune rühm laadijaid, nagu siin pildi peal näiteks 3. Ja anname sellele rühmale ette mingisuguse summaarse laadimisvoolu. Näiteks 80 amprit või 100 või mis meil võtta on. Ja nii kaua, kuni seda ei ole ületatud, saavad kõik laadivad autod maksimaalse vooluga laadida, kui tuleb rohkem autosid, hakatakse piirama. Aga 3. ja enam levinud, mida kõige rohkem vaja on see, et kui me mõõdame siis peakilbist maja muud tarbimist ja selle järgi juhime auto laadimiseks antavat voolu. Ehk siis kõik see vaba võimsus, mis muudest elektriseadmetest üle jääb, jaotatakse laadimispunktide vahel laiali. Ja kui seda võimsust ei jää üldse üle tipptunnil õhtul näiteks, kui kõik kodus on kortermajas, siis autosid ka ei laeta, kui seal varu ei ole. Minimaalne vool, millega autosid üldse laetakse, on 6 amprit. See on standarditega ette antud. Alla 6 amprise vooluga autosid ei laetaks, siis üldse lülitub välja. Nii. Vaat see on dünaamiline laadimiskoormuse juhtimine, mida nutikam, seda parem. Nii, see oligi viimane asi, mis mul oli nagu plaanis teile siin lühidalt rääkida, et oluline on siis meelde jätta tänasest laadimisjutust see, et harilik pistikupesa ei 1 ega 3-faasiline ei ole laadimiskoht. Autod on väga erineva laadimisvõimsusega. Standardikohane laadimispunkt on Modus 3 tüüp 2. Kui näete projektis niisugust asja, siis see on õige asi. Mõistlik on laadimiskohad planeerida alati 3-faasilistena ja dünaamiline laadimiskoormuse juhtimine on väga oluline asi.
Ensto laadijad toodetakse Eestis. Ensto on ainus suurem laadimislahenduste tootja, kelle tehas on siin, Keilas teeme neid. Ja keskendume siis ainult AC ehk vahelduvoolu laadijatele. Kiirlaadijad ei ole meie teema. Kõik küsimused. Ma vist korra vaatasin ka mingi aeg teie kodul, et neid kodulaadijad juttu siis see laadimismoodus tüüp 2. Teie vist teete, osadel on rikke sees, osadel ei ole, osadel mõeldud ette peal. Kuidas sellega on, kas miks on autolaadijal, ütleme, Ja. No see on nüüd juba hea küsimus, jah, ma jätsin selle siit välja, muidu kui rohkem aega on rääkida, siis ma olen need asjad alati nagu toonitanud. Ja elektriauto laadimiseks peab olema kindlasti rikkevoolukaitse, kaitseautomaat ja mitte tavaline rikkevoolukaitse, vaid see ka, mis tuvastab alalisvoolu komponendi, eks ole, ehk siis see kallim rikkevoolukaitse. Ja nüüd just nimelt. Ja nüüd ongi, kui te võrdlete erinevate tootjate laadijaid, siis kindlasti sellele tasub tähelepanu pöörata. Kas need asjad on laadijas sees? Kui need ei ole, siis tuleb nad kilpi juurde panna, ehk siis see tuleb siis laadija hinnale nagu juurde arvestada. Onnisest on kindlasti nad kõik saadaval, eks ole, aga lihtsalt, et te peate nagu... No mõistlikum on sees. Õige, Ensto laadijatel on nad kõik siin sees. Vanal kodulaadijal, mida enam ei müüda, sellel ei ole sees. Kõigil ülejäänutel on sees. Veel küsimusi? See oli see kohustus maja juurde viia see nii-öelda kollane kõri või toitekaabel. Jah, taristuks nimetatakse seda. Internetikaabel, see ei ole kohustus. Ei, no kaabel ei ole üldse kohustuslik, eks ole, on ainult seda kõri. Internetikaabel ei ole kohustuslik. Jah, põhimõtteliselt jah. Internetikaablit on vaja siis, kui on vajadus need laadijad ühendada taustsüsteemiga andmete kogumiseks, mis kortermaja puhul on reeglina vajalik. Tõsi, on ka laadijad, millel on SIM-kaardi pesa sees, et saab SIM-kaardi panna ja sel juhul andmed liiguvad üle õhu. Siis ei ole andmesidekaablit vaja. Ja 4G. Aga kui te tahate teha seda või on vaja teha seda dünaamilist laadimiskoormuse juhtimist, siis on andmesidekaabel igal juhul vajalik. Seda ei saa teha üle õhu. Siis on ikka 2 kollast. Jah, just. Võiks ka ühe sisse toppida, aga siis ehitusjärelevalve. No ja ehitusjärelevalve teine on ikkagi see, et kui palju see võimalik see jõukaabel seal häireid tekitab. See on see oluline. Järelevalve kohta olete teie targemad kui mina. Mina õnneks järelevalvega väga ei puutu kokku. Aga pigem on see tehniline just, et häire. Nii, aga neid küsimusi on, kindlasti tuleb veel palju. Minu kontaktid on siin, kellel veel ei ole, enamikul teist on minu kontaktid. Väga teretulnud on kõik küsimused, püüan jõudumööda vastata, ehkki neid kirju tuleb iga päev väga palju ja kõnesid. Aga ma loodan, et midagi jäi ehk meelde. Aitäh!